Tänase loengu teema on emakeeleõpetuse 4 eesmärki ja 4 metoodikat. Et kõigepealt võtamegi eesmärgid. Nii. Et kui me vaatame õppekavas, mis on emakeeleõpetuse eesmärk, siis seal öeldakse, et kirjakeele valdamine nii hästi kõnes kui kirjas. Ja kui me hakkame seda suuremat keele eesmärki natukene detailsemalt uurima, siis see koosneb 4 alaeesmärgist. Nii nagu igasugune keelepädevus, sellel on 4 tahku. Ja need 4 tahku on kõnelemine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine. Ja see tähendab seda, et arendada üldse emakeele oskus, seda sama kirjakeele valdamist, selleks tuleb arendada kõiki neid 4 osaoskust. Ehk siis keeleõpetus, emakeeleõpetus ei saa olla ühe selle valdkonna õpetamine. Neid kõiki 4 peab õpetama. Eriti hästi tehakse seda võõrkeeleõpetuses, sellepärast et inimene ei saagi keeleliselt olla kompetentne, kui ta ei valda nii hästi kõnelemist, kirjutamist, lugemist kui kuulamist. Emakeeleõpetuses, kus eeldatakse, et kõik inimesed juba oskavad rääkida ja saavad aru, kui neile midagi öeldakse, seal on sageli fookus olnud rohkem kirjutamise peal ja lugemise peal. Aga samas tänapäeva dünaamilises maailmas on meil vaja väga palju rääkida, veenda teisi ja ka informatsiooni vastu võtta audiovisuaalselt teel, ehk siis kuulamine on oluline. Nüüd, traditsioonilises emakeeleõpetusel on grammatikal olnud keskne koht. Grammatika on oluline, aga ta on oluline just seetõttu, kuivõrd ta suudab aidata arendada neid 4 osapädevust. Need on siis 4 emakeeleõpetuse eesmärk, hästi lühidalt. Kui emakeeleõpetuse tegevust ja õppetööd planeerida, siis tuleks mõelda kõigi nende eesmärkide saavutamise peale, mitte ainult ühe saavutamise peale või lihtsalt ainult grammatika õpetuse peale. Kui me nüüd läheme sammu edasi, et vaatame, kuidas neid eesmärke saavutada, siis siin on ka põhimõtteliselt 4 võimalust. Need 4 võimalust praeguse seisuga, praeguse emakeele metoodika arengu tasemelt need 4 võimalust katavad ära kogu õpetamisvõimaluse, mida emakeeleõpetuses teatakse. Ja nad on kujutatud sellise skeemi peal, nagu te näete oma käsilehel. Ja siin on 2 telge, on võimu ja solidaarsuse telg, ühes telje otsas üleval võimu skaala, et siis selline emakeeleõpetus, mis üritab arvestada ühiskonnas valitsevate võimusuhetega, üritab õpilasi sotsialiseerida olemasolevasse ühiskonda, selle skaala teine pool, kus on solidaarsus, rahvapärasus, selle skaala otsa peal, kui emakeeleõpetus kaldub sellesse skaalasse, siis seal on oluline eneseväljendamine. Nüüd teine skaala, mis läheb horisontaalselt, on suunatud isiksusele või teiselt poolt siis kollektiivile. Ja emakeeleõpetus võib olla ka samamoodi orienteeritud kas sellele, et kuidas inimene ühiskonnas toimib või teiselt poolt isiksusele, et kuidas inimene oma keelelise pädevusega ennast väljendab. Need on need 2 telge ja vastavalt sellele, kus siis emakeeleõpetuse lõhk on, siis on ka 4 metoodikat, mis sobivad siis ühe või teise sellise eesmärgi saavutamiseks. Ja kui me vaatame emakeeleõpetust traditsioonilisel viisil, siis traditsiooniliselt on olnud kirjakeele õpetamine, ehk siis ortograafia, grammatika ja kirjutatud keele valdamine, nii nagu see standardkeel on. Seda meetodit emakeeleõpetuses, mis üritab saavutada siis kirjakeele valdamist, kutsutakse didaktiliseks meetodiks, ehk siis see on otseselt õpetav. Räägitakse reegleid, õpilased õpivad reeglid ära, rakendavad neid reegleid ja lõppkokkuvõttes valdavad kirjakeele. Nüüd teine emakeeleõpetuse metoodika on suunatud funktsionaalse keeleoskuse arendamisele, ehk siis see läheb teatud mõttes sammukese edasi või lahkub sellest eesmärgist, et nüüd ainult kirjakeele reeglite tundmine ja õige kiri on eesmärk. Läheb ühe sammu edasi ja ütleb, et inimene peab suutma suhelda. Inimene peab saama igapäeva elus ühiskonnas hakkama oma eluga, oma kommunikatiivsete ülesannetega ja see emakeeleõpetuse valdkond siis keskendub just keelelisele hakkamasaamisele igasuguste tekstidega, nii suuliselt kui kirjalikult.
ja seda metoodikat, mis arendab keelt siis funktsionaalse eesmärgiga, seda kutsutakse utilitaarseks paradigmaks või meetodiks. Nüüd, kui me läheme alla sellest võimuteljest, sest need kaks metoodikat on suunatud ühiskonnas hakkama saamisele, ehk siis need on võimule orienteeritud. See didaktiline meetod kirjakeele ja grammatikale õpetamisele, see on suunatud nagu kollektiivile, ehk siis nagu ühiskonna normide õpetamisele ja isiksuse pool funktsionaalne metoodika on keskendunud isiksuse arendamisele, et ta saaks hakkama ühiskonnas. Kui me läheme selle solidaarsuse ja rahvapärasuse teele, ühesõnaga läheme allapoole, siis on meil jälle kaks paradigmat, mida on võimalik ja mida on läbi aegade emakeeleõpetust taotlenud. Ja üks neist on loov eneseväljendus, seda nimetatakse arendavaks metoodikaks ja tõesti see siis keskendub inimese eneseväljendusele, mitte niivõrd sellele, kuidas ta oma eneseväljendusega ühiskonnas hakkama saab, vaid just loovale eneseväljendusele, loomingulisus, luule, ilukirjandus, enesetunnete väljendamine ja kõik sellised eesmärgid on seal fookuses. Ja kui me siis läheme teisele poole, kollektiivi poole, siis me näeme, et see on kriitiline lugemine, kommunikatiivse keeleõppe, emakeeleõpetuse eesmärk ja see on siis suunatud sellele, et saada kriitiliselt aru nendest tekstidest, mis ühiskonnas liiguvad. Et millised on nende tähendused ja varjatud tähendused ja veel, et ka meedias, ka audiovisuaalsed tekstid, ehk siis, et kuidas ühiskonnas keele vahendusel antakse edasi võimusuhteid. Need on need 4 võimalust ja nüüd järgnevalt vaatamegi neid iga 4 kohta veidikene natukene ajaloolist ülevaadet ka. Et didaktiline emakeeleõpetus ehk see, mis on suunatud grammatikale, õigekirja reeglitele ja kirjakeele valdamisele, see on valitsenud emakeeleõpetuses 19. sajandist alates. Kuni 20. sajandini ei olnudki ühtegi teist metoodikat, aga 20. sajandil tulid need ülejäänud 3 metoodikat ka juurde, mis ei tähenda seda, et didaktiline emakeeleõpetus oleks kadunud. Ta on täiesti elujõuline ja arvestatav ja on palju õpetajaid, kes kasutavad siiamaani põhiliselt sedasama didaktilist emakeeleõpetust, mis on suunatud siis reeglite õppimisele ja õigekirja omandamisele. 20. sajandi esimesel poolel tekkis arendav emakeeleõpetus, see oli Montessori, Itaalia haridusteoreetik ja praktik, kes ütles, et keel areneb loomulikult. Keel areneb inimese igapäevases suhtluses ja see emakeeleõpetuse suund siis jättis kõrvale, sihilikult jättis kõrvale grammatika õpetamise, reeglite õpetuse ja ütles, et las lapsed, õpilased arendavad ennast ise, nende keeleline pädevus nagu nende kasvades ja keeleliste asjadega tegeledes areneb. See sai alguse 20. sajandil ja sellel olid ka oma tagasilöögid, see ei saanud valdavaks, see oli ja on jäänud siiamaani sellist valvurtüüpi koolide metoodikaks, kus on rohkem aega, vähem õpilasi, aga igatahes ta algas 20. sajandi alguses. 20. sajandi 70. aastatest tulid juurde utilitaarne paradigma, ehk siis see on suunatud funktsionaalse eneseväljendusele, keeleoskuse arendamisele ja just seetõttu, et 70. alates on tugevasti hakanud arenema kaasaegne infoühiskond, kus inimesel on palju rohkem vaja keeleliselt toimida oma igapäevaelus kui varasematel perioodidel, kus tihtipeale inimene lõpetas kooli ära, läks mingisugusele tööle, tehasesse, kuskile on palju rääkida tulnud, suurem osa tema töistest oskustest olid manuaalsed või seotud vähe keeleliste pädevustega. Nii et utilitaarne emakeeleõpetus tekkis 70-ndatel ja ka vastukaaluks didaktilisele emakeeleõpetusele, mis jäi liiga kuivaks, kitsaks ja ei rahuldanud enam täiel määral kaasaega ühiskonna vajadused. Umbes samal ajal tekkis ka kommunikatiivne emakeeleõpetus, mis on suunatud siis kriitilisele meedia ja teksti uurimisele, ehk siis vaadata, kuidas keele vahendusel ühiskonnas sätitakse võimusuhteid. Nii, selline on olnud nende ajalooline areng. Ükski neist ei ole teist kõrvale tõrjunud täiesti, kuigi sel hetkel, kui nad välja pakuti, siis need, kes välja pakkusid, ikkagi ütlesid, et see on nüüd uus, õige ja kõige parem viis emakeelt õpetada. Nad kõik on jäänud alles
ja nende osatähtsus on erinev eri õpetajate poolt. Ja nüüd lühike hinnang ka neile 4 erinevale metoodikule. Need plussid ja miinused, kui me hakkame vaatama didaktilist meetodit, siis see on see, tõesti didaktilises meetodis on ainekava väga täpselt piiritletud. Mida tuleb õppida, kuidas tuleb õppida, mis järjekorras tuleb õppida ja õppimine on lihtsalt see andmehulk. Reeglid tulevad omandada ja neid tuleb harjutada nii ka, kui need oskused siis on välja arenenud. Sellel metoodikal on vähe seost loomingulisusega, sest ta on suunatud millegi konkreetse äraõppimisele. Seal on sageli üsna mustvalge lähenemine sellele, mis on õige, mis on vale, ehk siis on mingisugune keelekasutusviis on õige, ülejäänud ei ole õige. Ehk ta arvestab suhteliselt vähe keeles oleva loomuliku varieerumisega. Ja mis seal salata, eks ta on aeg-ajalt ka tuim ja igav, eriti kui tuleb reeglid õppida ja paljudel nende reeglite rakendust ei ole võimalik õpilasele otseselt näha, et milleks ta seda vaja, mis õpitakse reeglid, eriti grammatika puhul nii. Aga tal on omad plussid ka ja see kõige suurem pluss on see, et suurtes klassides, üldhariduskoolis, 30 õpilast on õpilasel õpetajal nii-öelda hallata, et sellises klassiruumis on didaktiline õppimine suhteliselt efektiivne. Kõik teevad sama asja, kõik antakse otse ette, mingisugust individuaalset varieerimist ei ole ja nii omandatakse see, mida siis pakutakse, omandatakse ka suhteliselt hästi. Mida ei saa öelda eriti nende teiste metoodikate puhul, mis on paindlikumad, aga samas ei ole ka nii raudselt efektiivsed nagu see klassikaline didaktiline viis. Kui vaadata seda arendavat metoodikat, et see arendab hästi õpilase individuaalset eripära, tema loomingulisust, koostööd, kasutatakse avastuslikkust, õpilane viiakse keele sisse, et ta saab ise keeles avastada huvitavaid nähtusi, olulisi nähtusi, kõik see võtab muidugi aega. Kasutatakse autentseid tekste, mis elu ette tulevad, ehk siis ei ole väga kitsalt piiritletud õpikutekstid, kus on kõik lühikesed ja on täpselt tehtud mingisuguse oskuse arendamiseks, kasutatakse loomulikke tekste. Ja muidugi sellel on omad miinused ka. Kui anda palju vabadust ja lasta õpilasel ise areneda, siis kõik see võtab aega. Ja suures klassis, kus õpilaste huvid võivad olla erinevad, see muutub ka üsna tülikaks teatud mõttes, et saavutada tulemusi sellise meetodiga tihtipeale ja see on suhteliselt nagu selge ka, et suurtes klassides õpitulemused jäävad maha nendest, mida on võimalik saavutada didaktilise meetodiga, nende põhiteadmiste osas ka. Nii et põhimõtteliselt on nii, et see arendav metoodika ei ole kunagi muutunud ainuvaldavaks suurtes klassides. Aga teda saab rakendada väikestes klassides, koolides, kus on nagu eriline õppimise režiim ja sealt töötab. Utilitaarse meetodi plussid on see, et ta keskendub tekstidele, mis võimaldab ühiskonnas hakkama saada. Ehk sellel on väga suur tõesti rakenduslik väärtus, eriti tänapäeva ühiskonnas. Funktsionaalse keeleõpetuse eelis siis on see, et tõesti õpilane õpib seda, mida tal elus vaja on. See on see pluss. Aga muidugi teisest küljest jällegi selle funktsionaalse keeleoskuse arendamise kogu see metoodika on ka üsna palju testimisele suunatud, edule suunatud, hakkama saamisele suunatud, mis tekitab üsna sellise võistleva olukorra klassiruumis ja seda võib pidada teatud mõttes miinuseks, et kõik on kogu aeg kuhugi võistlemas omavahel ja teistega. Ja samas ka see funktsionaalsele keeleõpetusele rajanev utilitaarne suund jätab liiga vähe aega nõrgematele õpilastele järgi jõuda. Kuna seal tegeletakse tekstidega, sageli öeldakse näide on siin, tehti järele, andekamad teevad selle kiiresti järele, need, kes ei ole nii võimekad, need ei saa nii kiiresti hakkama. Ehk siis ei suuda arvestada võib-olla õpilaste eripäraga see metoodika. Kui vaadata viimast seda kriitilist emakeeleõpetust, siis selle tugev pluss on see, et ta õpetab tõesti nägema tekstide taha, ära tundma mõjutamist, manipuleerimist, jällegi inimesele väga vajalikud oskused. Aga ta võib muutuda relativistlikuks väärtuste osas. Ehk siis, kui õpetatakse, et igal ühel võib olla oma arvamused, oma tähendused, siis tähendab seda ka, et igal õpilasel võib olla oma arvamus. Ja kui igal õpilasel võib olla oma arvamus ja õpetajal ei ole nagu võimalik öelda, et see arvamus on kuidagi parem kui teine, siis võibki tekkida täielik selline suhtelisus kõigi arvamuste ja väärtuste osas. Seda võib, kuidas kool ikka nagu kasutab õpilase ühiskonnas elama,
selline täielik vabadus arvamuste, hinnangute, hoiakute ja väärtuste osas kindlasti on selle meetodi miinuseks. Kõigil, nagu me nägime, nendel meetoditel omad plussid ja omad miinused. Ja kui niimoodi vaadata, et kuigi nad ajalooliselt tulid teineteise järel ja nad olid mõeldud selleks, et nad teineteist asendaks või et üks on parem kui teine, seda ei ole juhtunud. Nad on kõik praegu olemas ja kui me hakkame vaatama natuke lähemalt, siis tegelikult nendel on igal ühel koht emakeeleõpetus. Ja hea emakeeleõpetaja peaks kasutama kõiki neid vastavalt vajadusele. Ja selleks, et aru saada, kuidas need kõik 4 metoodikat on emakeeleõpetuses olulised, selleks vaatame ka, mismoodi nad seotud õppimisprotsessidega. Igasugune õppimine, kui me nüüd nagu teoreetiliselt läheme, nii igasugune õppimine põhineb 4 protsessidel, ehk siis õppimise jooksul toimub 4 tüüpi protsessi. Nad ei toimu korraga, nad toimuvad igaüks eri ajal, võib-olla mõned natuke paralleelselt ja nad ei toimu ka mitte kindlas järjekorras, vaid vaheldumisi, aga õppimine tähendab kogu aeg 4 protsessi vahelduvat rakendamist. Need 4 protsessi on tunnetamine, üldistamine, analüüsimine ja rakendamine. Ja see skeem näitab need 4 protsessi ära ja siis võite näha, et siin on nagu 2 tasandit. Et on nagu lihtsam tasand ja on keerulisem tasand ja me tuleme nende juurde hiljem tagasi ka, aga tunnetamise poolel lihtsam on tunnetada midagi, mis on juba tuttav ja keeruline on tunnetada midagi, mis on uut. Kui üldistada, siis millegi nimetamine on lihtsam üldistamise viis, aga teoreetiliselt ka ära seletada ja üldistada on keerulisem. Analüüsimise puhul ka funktsionaalne analüüs, milleks see asi on hea, on kergem kui kriitiline analüüs, ehk siis mis on selle asja põhjused või mis on tema probleem. Ja rakendamise puhul samamoodi kohaselt rakendamine tähendab see, rakendada mingit reeglit või mingit operatsiooni või luua mingit teksti täpselt nii, nagu reeglid ette näevad. Keerulisem on rakendada loovat, kus tuleb mingi olukord, kus ei ole palli ees ja tuleb kasutada olemasolevaid teadmised, kuidagi loovat rakendada seda, mida on varem õppinud. Nii et need 4 õppimisprotsessi, me näeme et need 4 õppimisprotsessi on väga tihedalt seotud nende 4 emakeeleõpetuse metoodikaga. Didaktiline, see traditsiooniline emakeeleõpetus on seotud ja põhineb hästi palju üldistamine. Antakse reeglid, öeldakse, mis asi see on, sõnaliigid, õigekirja reeglid õpitatakse ära, teoreetiliselt grammatikat juurde, ehk see on selline väga üldistusel, suurelt üldistusel põhineva õpetamisviis. Kui vaatame arendavat emakeeleõpetust, siis see põhineb tunnetamisel. Õpilased avastavad, uurivad asju ja selle tunnetamise kaudu saavad teada midagi uut. Utilitaarse emakeeleõpetuse põhirõhk on rakendamisel, ehk siis seal on põhiline osata suuta funktsionaalselt neid tekste luua või tekstidest aru saada, kas siis luua neid tekste suuliselt või kirjalikult, aru saada kas kuulates või lugedes, nii et see utilitaarne emakeeleõpetus, funktsionaalse keeleoskuse arendamine, see on seotud rakendamisega. Ja kriitiline emakeeleõpetuse põhirõhk on analüüsil, seal analüüsitakse tekste, püütakse leida nende varjatud tähendusi, et leida siis ära tunda mõjutamist ja manipuleerimist. Nüüd tasakaalustatud emakeeleõpetust peaks rakendama kõiki neid, sest igasuguse õppimise puhul on kõik 4 protsessi alati käigus. Tunnetamine, üldistamine, analüüs ja rakendamine. Nüüd, ja kuidas need 4 protsessi, õppeprotsessi, kuidas need siis ka nagu reaalses koolielus, kuidas need rakendada. Ja see nüüd on juba õppetöö planeerimise küsimus ja ma siin peatun lähemalt siis tunni planeerimisel, kus kõik need, kus nagunii igas tunnis toimub kõigi nende 4 õppeprotsessi rakendamine ja tunni planeerimise juures olekski hea just sellega arvestada. Nüüd traditsiooniliselt kõik me seda teame, tunni planeerimisel, kui tunnikava tehakse, siis seal on 3 osa: evokatsioon, tähenduse mõistmine ja reflektsioon. See on nagu aamen kirikus, seda kõik teavad. See skeem sobib hästi ainult didaktilise meetodi juurde, kus tõesti õpitakse mingisugused reeglid, õpetaja ütleb need reeglid, toetakse raamatus, siis neid õpilane omandab nad, harjutab neid ja lõpuks kordab. Et selline 3-osane skeem töötab sellise tunni puhul, aga see ei tööta vähegi paindlikuma tunni puhul, kus on rohkem erinevaid meetodeid kasutatud, mitte ainult see didaktiline, vaid utilitaarne, kriitiline või siis
see 4. klass. Nii et ta sobib didaktilisele lähenemisele tunni planeerimiseks ja ka seal ta ei ole kõige parem, sest vaadake, evakuatsioonifaas on alati üsna lühike, paar minutit. Suurem osa on kõik see tähenduse mõistmise faas ja seal tuleb ju teha hästi palju erinevaid asju ja kokkuvõte on siis lõpus ka suhteliselt lühike, nii et see 3-osaline skeem ei aita väga palju, sest keskmine osa tuleb ikkagi lahti kirjutada detailselt. Ja seetõttu on võib-olla mõistlik mõelda, et kui te tundi planeerite, et ei mõtleks ainult niimoodi, et nüüd on evakuatsioon ja siis kõik ülejäänud on see tund ja siis on kokkuvõte, hea küll, see on nii. Aga selleks, et tund oleks tõhus, selleks, et te suudaksite näha, kuidas te rakendate tunnis erinevaid õppimisprotsesse, selleks tasuks võib-olla see tunni sisu lahti kirjutada just nii, et nendest õppeprotsessidest lähtumus. Ja siin ma toon väikese näite selle kohta, mismoodi praktilise eesti keele õpetuses, kui te tundi planeerite, kuidas seda oleks võimalik teha. Ja kõige esimene asi, praktilise eesti keele tööraamatut, kui te vaatate seal, iga teema juures on kohe üleval, on kirjas eesmärgid. Need eesmärgid on seal küll rohkem kui 4, millest ma rääkisin, kõnelemine, kuulamine, kirjutamine, lugemine, et siin on lisaks veel keelestruktuurid ja mõnel pool on veel ja sõnavara ja mõnel pool veel ka mõned muud eesmärgid, et kõik nad on olulised, eriti selles kontekstis nagu terviku seisukohalt, vahest on vaja ka keelestruktuure õpetada, nii et need eesmärgid on ka tähtsad. Et siis igal pool, iga teema juures on eesmärgid välja toodud ja see peaks nii hästi õpilast kui õpetajad nagu suunama, et teada, mis toimub selle teema raames, mis on need osaoskused, mida me arendame täpselt. Ja nii ongi siin, kui vaatate seda 21. sajandi leiutis, mis on üks teema seal, siis näete, lugemise eesmärk on tehnilise kirjelduse lugemisoskus. Tehniline kirjeldus on suhteliselt detailne ja terminoloogiline, ta peab suutma sellist lugeda. Kui me vaatame, mis eesmärgid seal kõnelemisel on, seal on ajurünnak plaanis, see kõik sõltub teemast, mis siis on. Lisaks veel kokkuvõtte kirjutamine, kirjutamise puhul ka tehniline kirjeldus ja kui keelestruktuure vaadata, siis selle teema juures on nominaalstiil, sest nominaalstiil nii väga, kui me seda ka ei tauni, nominaalstiil on siiski suhteliselt sage ja kuulub sellise tehnilise kirjelduse stiili juurde. Ehk siis see on õige koht, kus seda keelestruktuuri õppida, just nimelt selleks, et õpilased suudaks luua samasuguseid tekste nagu vaja. Ehk siis iga teema juures on need eesmärgid ja kui te tunde planeerite, võiks nendega arvestada. Ja nüüd vaatame natuke sellest teemast esimese tunni materjalid, kui võtta seesama 21. sajandi leiutis kätte ja katsuda sealt algusest peale hakata, siis ongi nii, et esimene ülesanne tegeleb tuntu tunnetamisega, mis võiks võtta 5 minutit, kus õpilasel lastakse vaadata pilte, mismoodi sajandi alguses, siis arvati, millised leiutised tulevad aastaks 2000 ja võrrelda seda meie tänapäeva olukorraga. Et selline nagu tuntud tunnetamise nagu faas. Järgmine harjutus on kohe, mida võib öelda, et see on üldistamise harjutus. Seal on kõigepealt antud väikene definitsioon selle kohta, mis üldse leiutis on ja seejärel tuleb teile ise oma peaga vastata küsimustele, mis on inimkonna 3 suurimat leiutist. Ehk see peab üldistama suutma oma arust leida selle, mis on nagu oluline või milline inimene võib saada leiutajaks. Jällegi üldistamise ülesanne on järgmine. Siin ka kuskil 5 minutit. Edasi, järgmine ülesanne, mis sealt tuleb, funktsionaalse analüüsi ülesanne. Seal on üks plakat, siin ei ole küll teksti näha, aga õpikus on see tekst loetav ja nad peavad analüüsima seda plakatit ja seal oleva info kohta ja siis peavad leidma veel vist infot juurde ja siis selle põhjal ka tegema siis väikese kokkuvõtte. Kui edasi veel minna, siis on juba kohaselt rakendamise ülesanne. Meil on 3 leiutise ettepanekut, mis on selle õpilasleiutajate konkursile laekunud ja nüüd, olles enne tutvunud leiutamisvõistluse tingimustega, nad analüüsivad neid 3 või 4 leiutisettepanekut, mis õpilased on teinud ja peavad kirjutama selle kohta väikese retsensiooni, milline nende arust on kõige parem, milline võiks saada esimese preemia. Et see on siis nagu kohaselt rakendamine. Nad peavad juba rakendama selle leiutamisvõistluse tingimusi selleks, et hinnata. Ja kui meil teoreetiliselt üldistamise ülesanne, ja see on juba siin öeldud ka koduse ülesande jaoks, võivad lugeda ja peaksid, kui ei tea,
tegusõnade kokku lahkukirjutamise kohta ja siis seejärel on hääletused. See on siis nii-öelda see traditsioonilise emakeeleõpetuse osa ka, mis on seotud siin kokku lahkukirjutamise kaudu ja otseselt selle funktsionaalse praktilise eesti keele õpetusega. Nii, selline nagu väga väike ja lühikene sissevaade, kuidas, mismoodi see praktilise eesti keele õpetamine võiks toimuda, kui me seda vaatame nendest 4 õppimisprotsessist lähtuvalt ja fokusseerime oma tähelepanu siis vastavalt nendele eesmärkidele. Ja kokkuvõte ongi siis, et kui te emakeeleõpetust planeerite, arvestage nende 4 eesmärgiga, kõneline, kuulamine, kirjutamine, lugemine, arvestage 4 õppimistüübiga, et parim tulemus on siis, kui te oma eesmärgi saavutamiseks rakendate kõiki neid erineval määral, erinevas kohas, vastavalt sellele, millised teie ülesanded. Ja need 4 metoodikat sobivad väga hästi nende 4 õppimisprotsessiga ka, nii nagu enne räägiti. Ehk siis, kui te praktilist eesti keelt õpetate, ja mitte ainult praktilist eesti keelt, kui te üldse eesti keelt emakeelena õpetate, kasutage kõiki 4 metoodikat, nii hästi didaktilist, nii hästi utilitaarset, funktsionaalse keeleoskuse rakendamiseks, kriitilist kirjaoskust, kriitilist kirjaoskust või meediakirjaoskuse arendamist ja ka seda arendavat õpilase loomingulist arengut toetavat metoodikat. Et kui neid kasutada õiges vahekorras õige teema juures, siis on tulemus tõenäoliselt palju parem, kui te ainult keskendute ühele, kas siis didaktilisele või funktsionaalsele keeleoskusele. Et see on lühidalt selline väike sissejuhatus praktilise eesti keele metoodikasse mõningad mõtted. Aitäh kuulamast! Ja kui te olete huvitatud sellest nagu lähemalt, mismoodi see praktilise eesti keele õpetuse metoodika toimib, siis selle kohta on üsna palju materjali uue emakeeleõpetuse veebivaramus ja selle aadress on teil siin näha, nii et palun olge head, külastage oma